Punavetikas ei ole mitte ainult sushi või marmelaadi jaoks, ainult Saaremaal toodetakse punavetikast sellist imelist lisaainet nagu furtsellaraan. Siis kui sügistormid on, siis me tõstame välja, latustame ta laiali ja kevadel ta kuivab kõige parem. Õhuniiskus on väike, kevad päike, tuul, niisugused mittevajalikud asjad, nagu me võtame välja. Algselt me tegime seda, siis käsitsi nagu neid väikseid panna. Kuidas siis sellest kuivatatud vetikast saab sobilik aine kosmeetikatoote jaoks? Seda lähmegi nüüd üheskoos Kerliga vaatama. Est Agarisse, mis on siis ainulaadne furtsellaraani tootja maailmas. Paneme riidesse ja lähme edasi. Vaatame. Vetikas tuleb meieni, siis laotakse lindile, liigub vetikavanni. Peseme hoolikalt kõik süksed kõrrelised, liiv, savi, muld. Vetikavannis kasutame ka ainult puhast vett. Me kogume ka katusele vihmavett. Vetikavannist edasi liigub ekstraktoritesse ja sisuliselt siis nagu keedame selle ekstrakti sealt välja, selle furtsellaraani. Pärast voolabki välja selline tume vedelik. Sealt see ekstrakt edasi liigub keelistamisse. Suured pressid, mis pressivad seda keeli. Keel ongi siis juba siis nagu see sama furtsellaraan. Meil on vaja ta siis nagu pulbriks saada, eelnevalt oli vedeliku küll. Pressidest edasi liigub ta kuivetisse, kus me kuivatame ja siis veskesse, kus me purustame ta siis peenikeseks nagu jahutaoliseks pulbriks ja sealt ta läheb kottidesse. Ka ekstraheerimisprotsessis me kasutame ainult puhast vett, ei lisa sinna mingisuguseid kemikaale, kus saab siis nagu ikkagi võimalikult looduslähedast ja jätkusuutlikku protsessi siis nagu juurutada.